16. plokk. Otsisin Zegost inimest. Vanast Kreekast on jäänud lugu Diogenesest, kes kõndis päisepäeva ajal rahvast täis turul, lamp käes. Kui temalt küsiti, mida ta otsib, vastas ta inimest. Rahvast oli ümberringi küll. Inimest tuli otsida. Meie olime Zego majas jõudnud umbes samasse kohta. 18. aprillil leidis mu naine LinkedInist Zego kaasasutaja Sten Saare, eestlase. Ta ei saatnud talle süüdistuskirja ega 10 lehekülge meie 8 kuu pikkusest jamast. Ta kirjutas abikaasana ja palus üht lihtsat asja. Kas seda juhtumit oleks võimalik lasta juhtkonna tasemel erapooletult üle vaadata või suunata inimesele, kellel on selleks pädevus? Sten vastas samal õhtul eesti keeles. Ta vabandas, et juhtum on niimoodi mõjunud, andis oma Zego e-posti aadressi, palus saata lühikese info ja vajalikud andmed ning ütles, et küsib tiimil asja üle vaadata. Korraks paistis, et Zego suure maja ühest aknast põleb tuli. 20. aprillil saatis mu naine talle kõik, mida ta oli palunud. Autonumbri, claimi viite, fossi viite, konto andmed, lühikese ingliskeelse kokkuvõtte ja lisaks midagi, mida Claims tiimi kastidesse hästi ära ei mahuta, selle, mida kogu see lugu oli meie perega teinud. 8 kuud segadust, kadunud töö ja sissetulek, pidev teadmatus, iga uue kirja ootamine lootusega, et ehk nüüd tuleb lõpuks lahendus ning selle asemel jälle uus probleem. Samal õhtul kinnitas ta LinkedInis, et palutud materjal on saadetud. Me ei palunud imet, palusime õiglast lahendust. Sten oli ise ukse avanud, me saatsime palutud materjali sisse, aga sisulist lahendust sealt välja ei tulnud. Juuniks polnud enam küsimus isegi selles, kas Zego parandab Toyota õigesti. Olukord oli läinud nii kaugele, et ma tahtsin teada, kas minu auto üldse alles on. 26. juunil kirjutasin Stenile uuesti. Seekord polnud vaja talle kogu lugu otsast peale õpetada. Materjal oli talle aprillis saadetud. Küsimus oli nüüd nii lihtne, et sellele saanuks vastata mõne lausega. Kas Toyota Yaris ND21 OFJ on alles? Kus see asub? Kelle kontrolli all see on? Kui seda enam ei ole, siis kes selle kõrvaldas, millal ja mille alusel? Ma ei otsinud enam seletust monstrumi hingeelu kohta. Ma otsisin oma autot ja inimest, kes julgeks öelda, mis sellega tehtud on. Järgmisel õhtul proovisin veel lihtsamalt. Kirjutasin Stenile, eestlane eestlasele ja mees mehele. Kas räägime otse eesti keeles? Üks lühike telefonikõne, inimeselt inimesele. Siin läks lugu juba päris kummaliseks, sest alles mõni aeg varem oli Steni enda firma nõudnud minult telefoniintervjuud. Kui mina tahtsin jääda kirjaliku suhtluse juurde, sai sellest koostöö puudumine. Selle külge pandi tähtajad, abandonment ja minu auto kõrvaldamise oht. Telefon oli siis peaaegu püha kohustus. Nüüd tahtsin mina telefonis rääkida, mitte anonüümse Claims tiimiga, Zego kaasasutajaga. Sten ei helistanud. Ma kirjutasin talle eesti keeles ja palusin rääkida eesti keeles. Vastus tuli inglise keeles. Clear escalation process, the only option, relevant team member. Inimese asemel vastas protsess. Selles oligi kogu Zego monstrumi üks kummalisemaid omadusi. Kui nemad tahtsid minu häält, pidi mina rääkima. Kui mina tahtsin nende häält, rääkis protsess. Kui nemad tahtsid vastust, jooksis tähtaeg. Kui mina tahtsin vastust, suunati mind järgmise inimese, järgmise osakonna või järgmise postkasti juurde. Kõigil olid ametinimetused, aga vastutavat inimest oli sama raske leida kui nõela heinakuhjast. Minuni on vanaema kaudu jõudnud üks vana ütlemine. Tõhk läks põhku. Sellised laused ei sünni tavaliselt ühe inimese laua taga. Need liiguvad põlvest põlve, kuni keegi neid veel mäletab. Tõhku ennast ei pruugi enam näha, aga hais ütleb, et ta on seal käinud. Zego tegevuse jälg oli meie pereelus igal pool. Auto oli 10 kuud ära. Töö ja sissetulek olid kadunud. Tulid uued kulud, ähvardused, tähtajad ja lõputu kirjavahetus. Haisu oli kõvasti. Aga kui hakkasid otsima inimest, kellele silma vaadata ja küsida, kes selle eest vastutab, siis ilmusid välja tiimid, protsessid, partnerid ja postkastid. Inimest ennast ei paistnud. Diogenes läks kord päisepäeva ajal lambiga rahvast täis turule inimest otsima. Ma ei tea, kas ta leidis tol päeval selle inimese, keda otsis. Rahvast oli seal kindlasti palju. Mina olin Zego majast inimest otsinud. Mina ei leidnud.